Veiko, ma leidsin omale jõulukuuse, mille ma tahaksin koju viia. Kas sa arvad, et seda puud siit on okei kaasa võtta? Jaa, et puu valik otseselt siit vaadates on väga õige, et tegemist on tiheda pundiga, kus siis sellest antud kuusest niikuinii tulevikupuud ei ole, et kasvab tihedalt ja selle võiks täiesti võtta, aga nüüd küsimus on selles, et kelle mets see on, et kas meil on luba see kuus siit koju viia? Ja praegu me oleme erametsas, minul on luba olemas, et me võime siit kuuse võtta, aga kindlasti need inimesed, kes päris kindlalt ei tea, kuhu nad puu järgi tuleksid, peaksid selle enne vist välja selgitama. Jaa, et kuuse võib ikka lõigata siis, kui on olemas luba, kas siis riigimetsast ostetud see luba või siis erametsaomanikuga kokku lepitud, et võid selle kuuse lõigata. Aga kui tuleb linnainimene metsa, kes siin võib-olla igapäevaselt ei käi, tahab teha niisuguse toreda traditsiooni, et toob oma jõulupuu koos perega ise, siis hoolimata sellest, kas ta on erametsas või riigimetsas, mida ta selle puu valimisel silmas peaks pidama? Et kindlasti on see koht, kus siis mõelda, et ei tasu võtta üksikult seisvat kuuske kuskilt lagendikult, mis on küll ilus, aga tegelikkuses saab temast tulevikuks puu, et tulebki just niisugusest tihedatest puntidest valida vastavalt enda soovile või siis kraaviservad on sellised kohad, mis ei ole metsa kasvatamiseks, liinialused ja jah, ütleme, et selline koht, kus sellest niikuinii tulevikus suurt puud ei saa, et just selline valik. No aga selles puntras siin on vähemalt 10 kuuske, ma arvan, et siit saaks niisugune tervele perekonnale jõulupuud kätte. Jah, siit pundist kõike kindlasti jälle ei saa ära lõigata, peavad suuremad alles jääma, mis siis jäävad tulevikuks kasvama.